No tere hommikust, happelised nirgid. Kas teie kehad on alulised? Mina näiteks juba hommikul nagu näha siin näo särast juba kassin ma näo jäävette ja tegin sellerimahla. Lõpuni. Seda asja on mingi perse kujuga. Käelt varastasin. Ja panin minema siit happelisest riigist. Nii kui Eestisse tuled, sa oled insta happeline. Ja nüüd ma mõistan Eestisse tagasi tulles, mis tähendab Eestis olemine ja olla Eestis happeline. See on võimatu olla aluselline Eestis. Ja sellepärast ma joon sellerimahla. Nii, kapsas podiseb. Ma tellisin Jagast endale 3 euro eest sirgendaja. Mul tegelikult lihtsalt süda jookseb verd, sest et mulle on kõik asjad on veel Hispaanias. Et minu see kolimine oli nagu nii kiire seal, kuna oli perega oli olukord, kus ma pidin väga kiiresti kolima. Ja kõik asjad oma korterist lihtsalt autosse panema ja võtma nii minimaalselt kaasa, kui saab. Ja nii ma tegin. Ja põhimõtteliselt minu riided, ma ei tea, pintslid, nimestuspintslid, krepptangid, sirgendajad, lokitangid. Ma ei teagi, mis veel. No igatahes terve auto täis, terve Honda Civic on mul seal asju täis. Nii, ja mis ma tahtsin küll, sellepärast ma ostsingi 3 eurose sirgendajast, ma lihtsalt ei raadi. Ja miks mitte kasutada osta, kui on võimalus. Nii, aga nüüd tuleb vaadata, kas see töötab. Kui see töötab, siis ma panen selle tädile, et ma sain ta pakki ilusti kätte. Ja kui ta ei tööta, siis ma kirjutan talle, give me my 3 euros back. Nii, vaatame siis. Selline ta on, mingi mustriga, väga ilus, puhas. Ma ei tea, väga hästi koheldud, ma ei teagi, miks ta nii odavalt müüki pani ta. Kohe saame teada. Nii, siin läks midagi nüüd põlema, saab on-off. Ta midagi kärsas. Ei. Girl, töötab. Päris kuum on, näe. See läks sekundiga kuumaks. Oh my god, what is this? Juba soovitan teile sellist brändi nagu Moser. Nii, aga korra vaatame, kas ta siin... Okei, mul ei ole siin kaitset peal praegu, vabandust. Aga praegu on katse lihtsalt. Oi, see ei võta vahel. Oi, see ei võta vahel. Oi. Võib-olla see oligi väike probleem tal. Nii. Et liiga peenike see salk on. Okei, ma teen selle lokki ka siis. Teeme selle lokki. Siin on hea mingi häda natuke tal. Selle sirgendajaga vist oli tal mingi probleem, ma arvan. Aga mul ongi vaja, No, mida? Okei, võtame nüüd, see on 3, võtame paksema salgu. Ja aga mõnele inimesel ongi õukesed juuksed ja... Shit, see on ikka mingi kakaunik. No jah, ma ütlen, et see on siuke SOS sirgendaja. No, ma ütlen, et see on SOS sirgendaja. Jah, ma ütleks, et see on SOS sirgendaja. Sest et siia jääb siuke vahe sisse. Ja siis ta nagu ei krabad. Võib-olla teeme midagi valesti. Ja ma ei tea. Eks sa pane need kaupa on kätte saada. Ta pakkis ilusti ära, aga ega tast asja pole. Ega ma ei riski, et ma võtan selle kaasa ja teen kliendil lokke. Ega ta sittagi ei... ja mis ma veel isandaga ütlen kurat, mis asja see mulle müüsid. See oli 3 eurot, mis ma ikka lootsin. Ma panen ise selle müüki siis 3 euroga. See on ikka paras sita hunnik. Hää. Võtame, selline pakk Jagast. Täna on selline outfit.
ja näost olen täna selline. Nii, ma näitan teile oma stationit. Ma siin rääkisin ChatGPT-ga natuke, tuletasin meelde, mis ma sain neerupealiste hüdrokortisoli skeem oli. Siis peame ära peitma siin need nimed. Ja siis lõigun oma tablasid, et jah. Sa said Vilja? Super! See punase nagu. Ei tea või? Nii otsas. Ta lõpuks sööb ära. Ta on nii rahulik. Jaa. Ciao, Milo, tere. Siuke Mustamäe kohvik. Ma sain Change poes, sain sõnumi, et mind ootab kingitus, aga see sõnum tuli juba ammu. Tuli juba ammu siis, kui mul oli sünnipäev. Ja ma ei tea, kas ma saan selle, täna peaks viimane päev olema, mis kas või kukuvad. Nii, aga mina täna vastan. Jaa. Ja ilusat sünnipäeva kiiresti. Aitäh teile kõik head. Ilusat päeva. Kõik head. See on niidetud ja siis Milo siis sukeldub sinna. Sukeldub puukidesse. Näita nüüd, kas sul on midagi siin peas või? Milo oli nii tubli, ootas ilusti ära, kuni ma auto ära pessin. Eks ta korra ehmatas, kui vett tuli, aga ta nägi, et Tšemil ei tee talle haiget ju. Ja siis tegi ilusti auto puhtaks ja istub niimoodi, tal on kõik hästi. Tubli poiss. Oled, said siin äkki? Nii, ja siis selle Change'iga, Change, lingerie. Sellega on nii, et sain sünnipäeva sõnumi, et mul ootab kingitus, ma ei tea, mis on, ja ma sain siis kingituseks ühe paari aluspesu valida endale ise. Ja ma valisin sellised kollased. Ma ei taha näidata enda trussikuid teile, aga minge vaadake ise sinna poodi, Ülemistes mina. Ja ma kohe näitan tegelikult, mul on veel terve kotitäis, mis ma ostsin ammu endale suveks. Kohe näitan. Ma väga soovitan nende rinnahoideid. Mul on selline, kas mul on kollane praegu, selline nunnu kollane on mul praegu. Ja nad lihtsalt, ma ei tea, need rinnad istuvad väga ilusti. Mul on prükkarvaja välja viia, jah, keerame. Et need rinnahoided istuvad väga ilusti ja nad, mul on isegi sükke, kus ei ole push-up'id, on mõnes läbipaistev. Ja ikka need rinnad on nagu väga plumpid, ma ütleks. Ja siis aluspesuga. See on nüüd see, mis ma ise ostin. Seal on 5 paari ja sa saad 5 paari 35 euri. Aga ma ühest näitan, nad on küll natuke gränni, aga mind ei huvita, sest et nad on sellisest bambuse materjalist. Nad on lihtsalt nii pehme su pepu vastu. Et jah, seal on nagu puuvilla, mul on mingi siukse kollased ka, puuvilla, bambust. Bambust ma võtsin jah suveks sellised neutraalsemad toonid. Ja mul on veel kapis siis veel, mida ma siis igapäevasega kannan. Ühesõnaga, ma soovitan sinna poodi minna ja tšekkida endale. Change. Siin vist on lõhnapärlid sees, ma seekord palusin mitte panna endale. Все, встала. Да. Не подходи так близко. Она пока не понюхает тебя. Не ругайся.
Не ругайся. Ничего. Девочка так интересно крутится. Ой, ты боже, как хвостом-то. Лицом только, да, не надо к ней, да. Ну ладно, Надо понятно. что-то Молодец, делать. молодец. А он теперь, наверное, защищает. Молодец. Ну что там? Одобрям, не одобрям, давай. Nii, saime kogemata teise Shibaga tuttavaks. Oi noh, nii palju, kui tuttavaks nad Shibad saavad omavahel saada. Eile nägime ühte tüdrukut ja täna, aga see tädi ütles, et tema koer on üks esimesi Shibasid Eestis ja ma mõtlesin, et ta ütles, et ta on 11 aasta, aga ma polegi nagu 11, nagu siukse vanemaid, põhimõtteliselt üle 5 aasta ma ei ole kohanud. Et kõik on mingi siuksed 2, 3, 4, 5, Milčka on 4-aastane. Et, aga nad on siuksed feistid ikka, need emased. Meil kodu juures on veel üks Alexa. Milo saab tema käest kogu aeg molli, aga mulle tundub, et Milo naudib tema käppasid vastu oma molli. Milo mingi, I don't care, hit me baby. Meil tulime siia Pirita Selveri juurde, siin on nii ilusad nagu metsateed, et ma ei teadnudki. Milčik, lähme sinna. Lähme vaatame sinna. See on tore, et natuke on niidetud. Ma nii väärtustan praegu niidetud muru. Et sellepärast, et Milčikul on kohe palju parem. Et puukide mõttes ka. On nii või? Ma tegelikult ei ole uurinud, mis need reeglid on kutsude ja turvavöödega, aga turvavöö meil on. Ilma selleta me ei sõida kuskile. Ja selle võtame ära, et tal oleks mugavam. Ja mul on vaja siia istmetele kaitse osta korralik, sest et need tekid asjad on ikka täiel crap. No see on ebamugav pask lihtsalt. No, pisikene. Vaadake seda värdjat tal peas. Milo, oota, ära tee. Oota, Milo, ära tee. Oota, võtan ära. Tere hommikust. Mingisuguse päeva hommik on ja nüüd on see on mingi lambiriiul olnud nagu. Ma olen see mingi ära rikkunud ka juba. Ta oli niimoodi, ma ei saanud üldse aru, kus ta siin kinni oli, seda musta asja ei olnud näha, siis ma võtsin selle eest ära. Eks ma hingan nagu mingi 160 kilone. Siis tuli see junn ka veel siit alla, mõtlesin ühe asja pärast, kuradi nemad ehitatud siia selga. Aga see on mingi trellitud siia ära, ma pean seda lahti siin nookima. Sest mul on need, vaata ja mis ma ostsin. Mis siin seest. Ma ei tea, mis siin hull sees on. Ei ole midagi. Mis see on? Klamm. Ühesõnaga. Nii. Ja ma tahaks teha ilus ja ma tahaks selle seina värvida roheliseks. Tahaksin putitada toas natukene. Aga noh, aina tuleb see lahti võtta. Mina olengi Märten Legrant. Kes teeb kodus kõik asjad ära raiska. Nii, homme võib-olla teen selle kruvisid lahti. Mis asi see veel on, noh? Kuidas ma selle sita õnnis ikka, et palju nüüd asju tuleb siit? Selle pärast nii palju javamist. Mul vettki joon, see on jälle esimene asi, mis ma hommikul tegema hakkasin. On mingi romantina. Okei, mul on joon vett. Ootan selle lahti. Mul üks silm lappab täna. Aga igatahes Eestis ei ole mingit Craigslist või? Tellib mingi venna ja siis tuleb tüüp käisake korda. Mul on peegelseina ja iga vlog on mul mingi häda. Aga mul täna silm natuke lappab, aga ma arvan, et pole hullu. Midagi teda ärritas. It's okay. Nii. Ma ei tea jah. Vähemalt ma sain selle seinast ära. Mingi tükk junni lihtsalt oli seinas. Aga ma ei tea, mis ma siia peale panin, et ta niimoodi... Ja ta läheb nii rõvedalt tolmuseks ka, siis on ühe päeva peal rõve tolmune ja ta mingi valget värvi ja siis püüdis selle tolmu ära ja siis ta lihtsalt üks sitakiht jääb sinna.
Vot siuksed hommiku diaries. Tahaks uut kuplit ja keegi tahab seal kupli roosta. Tahan magada. Okei, tšau. Ma näitan teile, mis ma olen iga hommik teinud. Siin on klaas külma vett jääga. Kohe näitame. Ja siis ma olen võtnud, paneme salfakad endale valmis. Ja siis ma tipin oma näo siia sisse. Ja see on lihtsalt selleks, et see paistetust natukene arandada, tursed silmad all. Ta lihtsalt kuidagi, kui nägu on siuke nägu kuum natuke, siis ta kuidagi lihtsalt jahutab ja rahustab naha maha. Ja see on väga hea ka tegelikult sellisele näohoolduse mõttes. Anu Saagi näiteks teeb seda iga hommik. Aga see ei ole nagu, see ei ole see mingi Wim Hofi teema, kus ma terve keha lappan jää sisse. Okei, pistame selle näo nüüd sinna vette või? Nii. Võt niimoodi. 1, 2, 3. Ma isegi ei jaksa kaua hinge kinni hoida ka ju. Aga selleks, et ma ei hoia hullud hinge kinni kaua, lihtsalt korra olen, siis panen nii kaua, kuni viitsin ja aga brain freeze. Aga see on väga hea ka kortsukestele. Nii et selles mõttes soovitan. Lasen ladavast natuke rohkem neile sulada. Paneme ühe korra veel või? Okei. Brain freeze! Nii, aga tänane hommikurutiin on tehtud. Seller on mul otsas ja ma teen smuuti endale. Palju parem. Ja tahaks süüa. Okei, tšau. Vot, Miilole meeldivad sellised vaiksed kohad. Linnamüra talle ei meeldi. See on Paepark, tulge siia, väga ilus on. Mul tuli meelde, et Paepargis on ka väike kutsutoaedik. Aga noh, Metsik, nende asjade peale ei roni. Metsik, tule, teeme trikki. Instas üks tädi rääkis, kuidas tuleb lasta kutsudel lihtsalt olla, nuusutada, et see alutamise mõte ongi nagu see, et nad saavad nuusutada kõike, vaata, sest et see kõik, kogu see haistmismeel ongi nende elu, vaata. Ta on ise ronida siin, ma arvan, ma ei tohi. Nii, öelge, et mul on väike edistiin. Nii, aga ma muidu teen nalja selle ATH-ga, et ma nagu ei identifitseeri ennast sellega. Aga noh, seda tuleb päris tihti mul välja. Milsik! 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 Jaa, niimoodi. Ma milluti koti need aedikud. Ta tahab värskes õhus seal väljas trellide taga käia ja nuustada, kuhu kõik pissinud on. No, lähme välja. Ta on mingi, laske mind välja, ma ei palun siia tulla. Ma ei palun siia tulla. Aita. Ta tahtis hoopis nuskida, mis teises aidikus on. Okei, tule, ma lasen su lahti, saad natuke ringi nuskida. Tule siia. Fun bitch. Paneme kinni. No, igatahes jah. Nüüd ma saan istuda siin. Niimoodi need šiibad ongi. Instas saab näha neid šiibade kokkusaamisi, siis nad igaüks on oma nurgas mingi nuusutavad midagi. Või seda lihtsalt mega vihased ükse peale. Ma ei tea, mis sellega on. Millal on mingid valitud koerad, kellega ta vihane on?
no suuri ta lihtsalt kardab. Suuri ta lihtsalt kardab ja siis ta hakkab aukuma ja siis ta kardab. Mingid väikeste isaste peale ta võib ka klähvida. Ja emaste peal, ühe korra ühe emase peale klähvis. Aga muidu ma ei tea, muidu ta on chill. Istub alati, siis kui on natuke kaugemal koer, siis ta viskab pikali ja ootab teda ja ükskord tema see Alexa, kes tal seal neighborhoodis on, see mis juba kaugelt mingi korgiga vaata, Milo istub, ootab, ma ütlesin, miks lähme, ta on ammu juba kellegi teisega, lähme. Milo mingi ei, ma ootan. Ja saad aru, siis see Alexa lihtsalt kõnd mööda Miltsikust, Miltsik, suu lahti jäi, kõndis mööda koos korgiga, ei tee Miltsikust välja, ma ütlesin, what, life. See oli heartbreak Milol, ta lihtsalt vaatas niimoodi. Istub edasi niimoodi ja vaatab. Kuidas ta printsess kõnnib mingi korgiga. Ja. Aga ma olen märganud, need korgid on ka suht assholes. Nad on, ma arvan, võib-olla sarnased nendele shibadele, et shibad on nagu inimestega hästi-hästi nunnud, aga teiste koertega on nad suht agressiivsed. Ja siis, no ma ütlen, Miltsik on teistmoodi. Nad on. Et jah, need korgid on ka lihtsalt, kõik tahavad Miltsikule kallale tulla. Et pigem nad on siuksed väiksed värdid. Ma ei tea, kas see võib öelda või? Taksid on ka väiksed värdid. Joo. Teeks ma selle üles panen, see on nii pikk mõttetu jutt. Nüüd joo Miltsik, neil las on uudist. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. No Miltsik, mängi. Tüdruk tahab mängida sinuga, Milo. Не хочет. Все хорошо. Oskad repistooris minu või? Lähen vaatame. Oskad ikka, kuule sa elasid. Ui. Ta pole sellist võretreppi varem kohanud. No Milo, sa saad hakkama. Mine tupli oli. Tupli poiss. Tupli oli, et mul ei ole snäkk. Ma kohe näitan. Vaata. Näe, see on sulle. Tubli, ei saanudki kurjaks. Joo, kui ei saanud üles või? Ei tulnud omaga vaata, ei saa. Lehvita mulle ette. Kuku, lehvita mulle. Nii ma käisin täna Grete juures juuksuris ja ma tahtsin lihtsalt näidata teile, kui ilusad lokke Grete teeb. Ja ta tegi lihtsalt fööniga ja tegi väiksed korrektuurid mu juustele ja no see korrektuur on bänger, ma ütleks. Et jah, igatahes feeling pretty. Praegu on veel eriti siuke valgus, et nii, kui saaks veel natukene, no siin ma veel kohtast, kas ma võiks veel ätsi teidile minna. Igatahes, siinkohal ma lõpetan selle vlogi, olles nii kena. Hää.
Joo. Nii, ma käisin poes. Võtsin terve päev kokku ennast, et poes käia ja osta endale nädalatoitu, sest ma käin niimoodi, et ma ostan 1-2 päevaks, ma söön ära selle mingi 1 päevaga ja siis ma käin mõist iga päev poest toitu ostas, ma ei oska arvestada endaga. Ja siis ma ostsin täna nädalatoidu ära, nii et no more going to stores. Aga ma ostsin talle sellise Heavenly joogi. Ma tahan ennast poputada, sest mul hakkasid need naiste asjad ja see on nii valus olnud ja see on nii hea, et ma täna otsustasin, et ma ei sõida selles mõttes kuskile, kellega kokku ei saa ega midagi tee, sest ma poleks saanud. Ja naistel peab üldse olema vaba päev, kui ma kõht valundab. Võtame lonksu. Oi, natuke tehnilise maitsega, nagu võlts maitse enda. Alko on jah, aga ikkagi fruit, sugar, low calorie. Ma ütlesin limonantsi, kui muidu jooga. Aga tahtsin ennast praegu puputada. Ja ma ei tahtnud selle uue joogiga haibiga kaasa minna. Ja siis ma otsustasin Heavenlyt toetada. Aga ma räägin seda ka, et mingi poes oli Lidlis ja siis mingi väike tüdruk oli mingi keerutas minu ees, vaatas mind täiega niimoodi. Siis tegi jälle ühe keeru ja siis sosistas emale. Ei, ma talle nii suured silmad. Ütlesin, boom. Ja tegi ma lihtsalt naaretasin talle. Ütlesin, no mis oli ikka. Aga no mul on need naiste asjad, siis oled nii tundlik, siis on ebameeldiv. Aga no ta on lihtsalt laps selles mõttes, ma mõistan. Ega mingi roll ei ole. Mul on täiskasvanud ka öelnud asju, nii et vahet ei ole. Ma siin lapse peal ikka solun. Ma ei tea, mind häirivad need kortsud, mis mul siin on sellest paestetusest, aga jah. Ma mõtlesin, et oi, ma olen nagu sellest natuke näost nagu väiksem ja üldse, et nagu pole haiguse ajal selles mõttes. No peale selle paistetuse nagu peki mõttes juurde võtnud lihtsalt out of toonus, et selle peki peaks nagu toonusesse saama selles mõttes. Ja siis nagu selles mõttes, et oota, millest ma rääksin? Siis mu sõbrants tegi must video, mul on mingi you motherfucker lihtsalt nagu, ma näen nagu mingi korralik hamster välja ju. Et jah, siis on väike reality check. Et tegelikult oled natukene tšabi ikka küll. Kuule, aga tavai, tegelikult kõht valutab. Peab minema, jah. Nii, me tulime Miilaga õue, ma tahtsin paar lauset rääkida. Vaatasin videost, võib-olla jäi midagi puudu. Puudu ei see, et vereanalüüsid olid okei, paremad. No nii parem, kui nad saavad olla. Siis homme mul on silmaarst. Juba on 8. juuni homme. Täiesti vaide. Homme silmaarst. Tegelikult viimane jutt silmaarstiga oli siuke, et Miltsik lappab ise seal. Miltsik. Okei, autosid tule. Miltsik, lähme üle tee. Mille tule? Vaadake, kui tubli. Tule, Milu, üle tee. Issand jumal. Mis see Shiba see on? Tubli Shiba. See on nii tubli. Kui mul oleks praegu snäks, siis ma annaks sulle, aga mul ei ole. Lähme. Igatahes, mis ma tahtsin öelda? Viimane jutt oli see, et oi, need puugid seal on murus. Viimane jutt oli see, et võib-olla... mis see kurat? Täiesti loll. Ta karjub selle valge asja peale. Siis ma mõtlesin ära, mingi koer oli kaugel. Ja Shibada haukuda, ma ei teaks, mida peale. Nii igatahes. Jutt ei pooleli, et silmaarst, kui ma käisin paar kuud tema juures, siis ta ütles mulle, et arvatavasti ikkagi on silmaoperatsiooni vaja. Ma vist pole seda maininud. Et on silmaoperatsiooni vaja sellepärast. Milo ei lähe sinna poole. Milo, tule tagasi. Kuule, mis ahuiedne. Kus sa lähed? Lähme edasi, mitte tagasi. Nii, Milo sõber Niki on ka seal. Saame temaga varsti kokku. Nii. Igatahes, mis ma tahtsin öelda, on see, et mul on vaja silmade operatsiooni, igatahes pikk jutt. On vaja silmade operatsiooni, sellepärast, et silmamunad ei liigu korralikult, sest et see silmalihas on nii paks sellest põletikust, mis seal oli. Operatsiooni saab teha siis, kui kõik on taandunud, kui mitte mingid muutusi ei toimu. Tegelikult täna on päris kena, on ju. Et kui mingid muutusi ei toimu, niimoodi, et ei ole mingid up and down ja up and down. Ja siis on
võimalus teha operatsiooni, see haigus on aktiivne aasta, 1,5 aastat. Et see tuleb nagu nii ära oodata, et selle haiguse aktiivsus nagu maanduks. Vot, ja ma olen praegu selline. Mis veel? Ma tegelikult väga-väga tahaks trenni, aga samas ma tunnen, et siin mingid koha peal ma enam ei saa aru, kas ma olen nagu laisk või ma olen päriselt väsinud ja ei jaksa. Need on mõlemad. Pigem on nagu rohkem seda väsimust, aga natuke tahad ikka endalt süüdistada, et sa oled laisk, vaata. Aga ma tunnen, et see kohe-kohe on juba jõudnud. Ma kunagi mõtlesin, aprillis lähen, aga ma tean enda puhul, et ma lõpuks lähen nagu nii ja siis, kui see õige hetk on, et ei ole mõtet suruda ennast. Mis veel? Selles mõttes nii palju muutustest jälle, et see silma muna ei ole nii põletikus, nii punnis, kui ta ennem oli. Need silmalaod, sellest ma ei tea. Vaata, mis sellest saab. Et kas tuleb teha mingit ilukirurgiat kunagi. Kas see taandub või taandub, ma ei tea. Igatahes praegu on väga nagu üks asi korraga. Nii et ma ei tea, siuksed update'id on tervise mõttes. Olen muutunud selles mõttes rohkem aktiivsemaks. Et promon meike, teen vaikselt meike, nüüd tulevad need lõpetajad ja niimoodi vaikselt alustan oma eluga uuesti. Et on korralikud siuksed 5 kuud olnud on. See 5 kuud on olnud see, kui see ravi hakkas, aga ennem seda, kui mul ravi ei olnud, see oli ka päris rets. Nii, aga nüüd me oleme Miloga üle tee ja me vaatama, et midagi ohtlikku oleks, aga siinkohal ma lõpetan siiski, see läheb liiga pikaks kõik. Aitäh, et te vaatate, subscribe, like, aga aitäh, et te vaatate, see on kõige olulisem, jah? Tšau! No, tere! Tere. Как у него здоровье? Выходили с врачом? Все сказали хорошо. Да? Угу. Повезло.